lähedal, ehk siis Kõidamäe külas. Ja seal olin siis 11 aastat energeetika ja automaatika eest vastutav. Kohalikud vist teavad, mis ettevõttega tegu on seal. Jah, hakkame siis pihta. Et oma andmed ma olen võtnud kõik avalikest andmetest. Arvandmed ma olen võtnud Eleringilt, minu arvates kõige mõistlikum ja turvalisem koht. Ja mõned muud väited, mis on, siis ma olen kas siis teinud nende Eleringi andmetega analüüsi või on Arvi Hamburg ja Ando Sutter nendes väitetes süüdi. Et mis siis tegelikult tuulikute kasutegur on? Suhteliselt väike. Et hetkel on töötanud enam väiksed tuulikud, 1,5–3 megavatised ja nende kasutegur on kuskil 20–28% nende tootmisandmete põhjal. Jah, mida rohkem neid suuri tuulikuid tuleb, seda ilusamaks number läheb, väidetavalt meretuulepark toodab 50% ja need suured tuulikud, mida tahetakse maa peale panna, on siis kuni 40%. Ehk et mida ma mõtlen selle all on see, et kui tuulik suudaks toota aasta jooksul mingi koguse energiat, kui ta kogu aeg toodaks, siis reaalselt ta toodab sellest siis selle protsendi, mida ma just ütlesin. Ehk siis teletorni suurused tuulikud maismaal maksimaalselt 40%. Noh, suht kehva tegelikult. Ja kui nüüd võtta see tundideks lahti eelmise aasta näitel, siis 590 megavatti on meil tuulikuid ja reaalselt sellist nominaali lähedast ja üle nominaali tootmist, eks seal on mingid tuulikud juurde tulnud, mis tõstavad seda, on ainult 1,25% aastast. Kes on nõus 1,25% aastast saama elektrit stabiilselt? Ja hetkeseis on ikkagi see, et praegu installeeritud võimsus üle 50% aastast reaalne toodang on suhteliselt kehva mõtet. Ja ma suurendasin siis tuulikute toodangut 4 korda ja jääb ikkagi 6992 tundi aastas puudu energiat meil. Ehk et nende tundide jooksul on vaja kuskilt see energia saada, kuskilt majalt. Ja aastas on 8760 tundi. 3 aastat me peame mõtlema, kus kohast energiat saada reaalselt. Ja kui päiksepaneelid juurde panna, siis suvine bilanss läheb ilusaks, aga talvel, kui päiksepaneelid ei tööta, siis lõppkokkuvõttes on pea 5000 tundi, kus on meil vaja energia puudujäägi katta kuskilt. Tuuleenergia väidetavad eelised, et jah, säästab loodust. Ei säästa reaalselt. Et suurte linnadega on probleem. Et probleem ei ole meil tihaste ja varblastega. Probleem on kotkastega ja kotkaliste ja võib-olla toodepurgedega. Et nägin just võrdlus, kus võrreldi, et USA-s tuulikud tapavad 10 000 korda vähem linde kui kassid. Ma küsiks, et mitu kotkast kass tappada? Vist ei ole. Aga mitu kotkast tuulikut tappada? Neid ikka on seal. Et ei saa võrrelda võrreldamatut, vaid võrdlematult reaalseid suurti. Ja teine probleem on vibratsioonid. Et need ei ole kogu aeg, siin tahetakse maalida pilt, et väidetakse, et kogu aeg on nagu madalsageduse heliga probleemi ei ole. See on ainult siis probleem, kui tuulepargist mõjutatud maja poole puhul. Ehk et iga aasta mingi koguspäevi keegi selle mõjumale saab. Et ja see mõju tegelikult siiamaani, kui ma nii palju kui kuulnud olen, siis on
põhimõtteliselt ei ole kuskil keegi kaitstud. Energiajulgeolek. Kui me vaatasime eelmist slaidi, et reaalselt meil võib ikkagi energia puudu aeg, siis mis julgeolekut me saame tagada sellise energeetikaga, mis ei tooda meile piisavalt energiat. Kliimaministeerium ütleb, et me toodame aasta jooksul mingi, mis on 2030-35 aasta, et me toodame aasta jooksul taastuvatest energiaallikatest nii palju energiat, kui me tarbime aasta jooksul. Elektrikonservi ma ei ole teinud, et seda nagu ei ole olemas. Et mis kasu on sellest tootmisest, kui reaalselt seda tarbida ei saa. See on nagu üks aspekt. Loob töökohti. Reaalselt on see, et hetkel on põlevkivisektor väga suur tööandja olnud ja väga hea maksutuluga kokku, ehk et circa 300 miljonit arvatavasti hoopis kaob maksutulu. Ja see 300 miljonit on välja toodud Hando-Sutteri poolt. Et kõrghetkedel oli umbes selline maksulaetumine põlevkivisektorist. Odav energia. Kui see energia oleks odav, siis ta ei vajaks subsideerimist. Esmaspäeval võeti vastu subsideerimisotsus tuuleparkidele, et reaalselt, kui see energia oleks odav, miks see vastu võeti? Miks on vaja maksta taastuva energia maksu, kui sealt tuleb energia odav? See on minu jaoks täielik paradoks, mida ma ei suuda nagu kuidagi vastata. Ja Arvi Hamburg on välja käinud, et summaarne energia hind tõuseb kindla peale 17,4 sendi peale. Ehk et siis on energia hind koos võrgutasudega. Tõuseb. Hetkel on see umbes, oleneb, kellel viilisleping on, võib saada isegi 15 sendiga. Aga see 17 senti on ka tegelikult väga alahinnatud number, sellepärast, et ilmselgelt, kui me võtame näiteks kõik selle subsiidiumi ära, maa ei usu, et tuulikud päiksepargid alla 10-15 sendi üldsegi toota tahab võrku anda. See on juba selle füüsikus hinnast tulenev probleem. Et see energia hind peab olema päris kõrge, et nendega energiat toota. Väljatud CO2 heitme vähenemine. Eesti üleüldine CO2 heitme toodang maailmas, maailma mastaabis on 0,0%, 0,03% maailma CO2 heitmest. Euroopa Liidu liikmete heitmest 0,4%. Millest ma räägin? Lisaks tuulikud jätavad enamus CO2 heidet teistesse riikidesse, kus need toodetakse. Meie võime siin puhtad olla, nii-öelda puhast energiat teha. Energia genereerimise faasis seal ei ole CO2 heide, aga reaalne CO2 heide on päris suur, mis jääb igal pool mujale. Ja see on nii-öelda selle heitme eksport tegelikult. Vaja on väga suuri salvestusvõimsuseid, et seda tuuliku energiat tasakaalustada. Paar päeva tagasi rääkisin ühtede elektrikutega, kes hakkavad panema üles akupanka päikseparkidesse. Kolm päikseparki, kogu võimsusega akupank 3 peal oli 4,5 megavatti. Hind, mis pakute? 1,1 miljonit. Kilovati hind 230 pluss euri. Nende akude eluaeg on 6000 laadmistsüklit garanteeritud. Kui see kõik ära jagada, siis ainuüksi akupanga ehitamine maksab kuskil 4 senti kilovatti. Et see on, ja kui nad tahavad veel kasutada saada, siis see hind tõuseb. Et ma ei räägi sellest, et akupank halb on. Akupank on väga hea. Eratarbijale, koju, ideaalne. Suures mastaabis, kus ei ole võimalik nii-öelda kasumile juurde või kasumi maksimaliseerimiseks eirata võrgu hinda, sellest sealt nagu ei tasu üldse niimoodi ära, vaid tõstab hoopis hindu.
Tõin välja siia liikluspaneeli akude tsükli arvu, see ongi siis 6000 tsüklit, mille lõpus garanteeritakse 80% aku mahutust. Kui 4,5 mega akupark peale 6000 tsüklit on 20% sealt suure tõenäosusega näit mahutust. Võimsus langeb kogu aeg. Kui nüüd võtta Kiisa akupank, siis sinna tehakse 200 miljoni eest akupank, mille võimsus on 200 megavatt-tundi, mahutus 400 megavatt-tundi, ehk et meie võrgu mastaabis on see 2 tunnil saame katta praegusest 1/5 energiatarvet, sellest akupangast 200 miljonit. Pole paha. Teeme 20 tükki. Kes on poolt? Kes maksab? Ja võrdluseks siis tegelikult Auvere jaam maksis kunagi 600 miljonit ja maksimaalne võimsus on 300 megavatti ja temaga võimalik toota stabiilselt. Jah, räägitakse, et aga näe vaata, eritab CO2 kogu aeg. Muidugi eritab. Akupanga ehitamine ei erita, ikka eritab. Kui me selle kõik joone peale võtame, siis see põlevkivi ei olegi nii kehva. Tegelikult. Aga lihtsalt räägitakse meile riigi poolt seda, et kasutamise hetkel on kõik ilus. Ja kasutamise hetkel on kõik ilus, aga midagi peab tootma ka. Midagi peab pärast ümber töötama. See vajab ka energiat. Ja põhimõtteliselt on niimoodi, et kui nüüd oleks kasutatud põlevkivi jaamu kogu aeg, siiamaani välja aastast 2018 põhimõtteliselt pandi moratoorium põlevkivi energeetikale ja aastaid ennem juba lõpetati vanade plokkide remont. Et kui seda oleks kõike tehtud, siis tegelikult see põlevkivi energeetika oleks kuskil 20% veel puhtam, kui ta praegu on. Lihtsalt oleks katlad ümber ära remonditud, keevkihttehnoloogiat pandud, et tegelikult oleks oluliselt puhtam. Et me ei saa võrrelda seda põlevkivitehnoloogiat, mis oli Vene aeg ja mida hakati tegema peale 2000. aastat. Väikene graafik, see ei ole minu graafik, see on ühe emeriitdotsendi graafik. Ja siin joonistub väga hästi välja, et 1999 hakkas põlevkivi erikulu langema Eestis. Ehk et CO2 heideti järjest vähem iga kilovatt-tunni kohta õhku. Ja alates 2007 hakkas üldse suurem CO2 heide. Et see CO2 on siis põhimõtteliselt see samane graafik. See on küll põlevkivi graafik, aga mida rohkem põlevkivi ahju aetakse, seda rohkem CO2 tuleb. Ja tõusma hakkas enamjaolt sellepärast, et tekkisid tuulepargid, päiksepargid. Nende tasakaalustamiseks on vaja energiat tootmist juhtida ja põlevkivijaamaga seda teha on väga kahjulik. Ja aastal 2018 järsku kukkus kõik ära, sellepärast, et hakkasime importima energiat. Põlevkivijaamad peal kinni. Mis juhtub, kui turbiin on liiga palju? Eestis praegu tahetakse teha peaaegu 20 korda rohkem tuuleturbiini tootlikkust, kui tegelikult me ise tarbime. Ilmselgelt see kõik ei realiseeru, aga kui realiseerub 30%, siis reaalselt, kui energiat jääb üle, siis sageduse pinge tõuseb võrgus. Energiat jääb puudu, sageduspinge langeb, et seda vaja kompenseerida. Ehk et kui üle jääb, mis see tähendab? Ehitatakse elektriliini juurde. Saaremaale tahetakse ehitada 330 kilovatist elektriliini, mis algab Paidest. Paide, Lihula, Saaremaa. Ja suure tõenäosusega läheb Kuramäele edasi. Kui see elektriliin ehitada selliselt, et ta suudaks terve selle Saaremaa ümbruse mereparkide elektri Kuramäele viia, siis liinikoridori arvates oleks umbes 200 meetrit lai.
päris korralik liinikoridor ja tegelikult päris korralik magnetväli. Sellise liinikoridorist mina ei tahaks lähemal elada pool kilomeetrit. Kindlasti. Kellel hakkab see üle vaja minema? Palju õnne. See on esimene variant, et ta läheb läbi Lottemaa isegi praeguse plaani järgi. See on veel varane. Jaa, et ta kuidagi jooksu läbi Lottemaa praegust. Ja et siis saavad meie lapsed ka kogu aeg elektrikrabi olla. Et magnetväli, mis tekib õhuliinide ümber, ei ole väga tervislik pikka aega. Et maja sinna ei tasu ehitada. Et maakaablitel sellist magnetväli ei ole. Kuna maakaabli ehituses lihtsalt see magnetväli maandatakse ekraanidega ära. Õhuliinidel ekraani ei kasutata, sellepärast ongi õhuliin ka oluliselt odavam kaablis. Maakaabel on väga kallis selles suhtes. Probleemid võrgu stabiilsusega. Et kui seda energiat kogu aeg jääbki üle ja teiselt poolt puudu, siis paneb ohtu meie võrgu stabiilsusega. Hetkel siis nädala pärast saame näha peale kella 9 hommikul, kas meil veel tuleb põlevad, kas me saame kütust, kas me saame süüa poest või tuleb minna sahvrisse. Selleks, et järgmise nädala laupäeva hommikul kella 9 oleme lahkunud korralikust energiavooge tasakaalustavast prellivõrgust ja eks neis, mis juhtub. Ma arvan, et 50% võimalus selles, et jah, 9 hommikul meil enam ei ole mõneks ajaks. Et ja võrgu stabiilsusega on järgmine probleem on ju see, et mille kaudu seda võrgu stabiilsust siis üritatakse tagada. Kui prelli võrgus meil on 7 ühendust, siis ilma prellita meil põhimõtteliselt nagu 3-4 ühendust. Eestil üks ühendus on maas, Eestil 2. Vahva oleks ju see, kui järgmine nädal Eestil üks ka maha kukuks. Et see oleks päris ilus kingitus vabariigi aastapäeva Eesti rahvale. Et energia ei saa olla odav, mis on ju genereeritud ainult ilmastiku nähtuste poolt. Tuuleenergia ja päikseenergia seda on. Et see on minu arvamus lihtsalt. Ja selle odava energia tegelikult me maksame kõik võrgutasudest kinni. Et isegi kui see energia hoitakse jõuga näiteks 8 või 5 sendi tasemel võrgutasud mitmekorrustuvad. Siin ei ole teist varianti. Et akusalvestitega siis ennem sai need hinnad välja tuua, et akusalvestitega ei ole võimalik meie võrku stabiliseerida, selle kohta on teinud ka Postimehes oli see, kas see õig või vale, vähitan selline faktikontroll. Et Tartu Postimehes on täiesti olemas, et ei ole võimalik kõrgmine energia, on seda ammu ütelnud, et Eestis ei ole võimalik energiasalvestust teha. Meil ei ole kõrguste vahesid, meil ei ole järvi, meil pole mitte midagi põlevkivi kahjuks. Ja mina arvan, et reaalsus on see, et elektri hind täiesti nii-öelda roheenergeetikasse minnes on 40 senti kogu puhul. Põhimõtteliselt võime tööstuse kinni panna ja viimane eestlane kustutab tule Eestis. See elu sureb siin välja. Sest et Kiisa akujaama oma hind on 8,3 senti kilovatt ja seda ju mahtu jagub ju väga väheks. Reaalselt meil oleks vaja 20 Kiisa jaama Eestisse, et akusalvestust teha. Mõeldamatu.
mida siis teha? Ega siin muud teha ei ole, kui põlevkivikatlate minu arvates käima ja tuumajaam. Et tuumaenergeetika on ainukene, mis Eesti suurusele riigile tegelikult oleks jõukohane ja stabiilne, sellepärast et seda tuulikute päiksepaneelide energeetikat võib arendada suhtlusvõrkudes, aga kuskil on ikkagi see protsent, kus on turbiin ette, mitte midagi teha ei ole. 100% rohelist energiat ei saa olla, kuskil 20-30% on maksimaalne, mis on ainult arutanud üldvõrgus. Üle selle kõik on nõus. Ja minu poolt tänasest kõik. Ja mulle enne tahaks asjaga laitida.